Käes on portaali Vabadused jõulukampaania. Just tänu sinu panusele saame luua sisukaid analüüse, podcaste ja intervjuusid. Tutvu meie tegemistega ja toeta meid vabadused.ee/toeta. Tere tulemast vaatama portaali Vabadused.ee järjekordset vestlussaadet. Mina olen kirjanik Margus Latik ja tänases saates püüan aru saada paremini meie kultuuri ja võib-olla eeskätt teatri olukorrast ja selle rahastusest. Ja seda teemat olen täna arutlemas teatrikriitik Margus Mikomäega. Tere tulemast! Tere! No sa kirjutasid hiljuti neil teemadel eeskätt siis teatrumi rahastamata jätmise osas ka väikse repliigi Maalehes, aga isegi enne kui selle juurde minna, ma tahaks su käest kõigepealt küsida üldiselt, et sina oled ju Eesti teatrit jälginud aastaid või aastakümneid, võiks öelda, et kuidas sina teatrumi rolli või tähendust meie laiemal teatrimaastikul või kultuurimaastikul näed või mõtestad? Kuna ma teadsin, et sa seda küsimust küsid, siis ma mõtlesin ja leidsin, et siin saab hästi palju kategooriaid, eetilisi kategooriaid kasutada ja mõtlesin, et seda on palju ja siis tulin äkki selle peale, et teatrumit iseloomustab aukartus elu ees. See on tegelikult ju Albert Schweitzeri loodusfilosoofia alus, aukartus elu ees. Ja ma arvan, et Lembitu ja kogu teatrumi tegevust see aukartus iseloomustabki. Sinna juurde teatrumi tähtsuse juurde käib kindlasti teatrikool. See teatriõpe, mis Vanalinna hariduskolleegiumis antakse, nüüd Ülo Vooglaid annaks mulle piitsa, et haridust antakse ja haridust ei anta, mida lastele õpetatakse. Ja sealt tulevad jälle eetilised kategooriad, olla parem, saada paremaks inimeseks. Ei ole kõige peamine eesmärk ilmselt ei Lembitul ega tema teistel kaaslastel, kes õpetavad Maarjusel, Marial, tema lastel, ei ole peamine eesmärk. Seda peaks muidugi tema käest küsima, et sealt koolist tuleksid näitlejad ja lavastajad. Vaid tema eesmärk on ikkagi see, et tuleksid arukad inimesed. Ja minu meelest seda eesmärki see Vanalinna hariduskolleegiumi teatrikool, mis käib teatrumi juurde, see täidab väga hästi. Ma tunnen ise palju, no kas palju, aga ikkagi inimesi, kes üldiselt ei ole oma elu sidunud teatriga, vaid on õppinud filosoofiat, semiootikat, on õppinud aednikuks, on saanud kuskile raadiosse tööle, noored inimesed, kes ennast elus teostavad ja ma arvan, et ka nende jaoks on üsna tähtis see aukartus elu ees. Kas siis võiks ka öelda nii, et see ei ole olnud teater, mis püüaks olla teistest parem, vaid see püüab ise saada paremaks, kas siis inimesena või näitlejana või loojana? See on nüüd hästi täpne ja see nagu on ju meie ühiskonnas kuidagi võõras.
sest et kogu kapitalism on üles ehitatud sellele, et ma pean olema teistest parem, ma pean olema sinust parem võistluse peale. Aga seesama, kui ma mõtlen, et kõik on võistlus. Nõukogude ajal muide oli ka sotsialistlik võistlus. Kõik võistlesid omavahel. Kapitalismi ajal võisteldakse samamoodi, teatrites ka. Aga ma tahtsin oma mõttega jõuda sinna, et looduses väga ei võistelda. Et kõrvuti saadakse elada. Jaa, loomade hulgas on murdjaid loomi ka, see on geneetika, aga üldiselt murtakse kedagi maha selleks, et kõhtu täis saada ja 10 ei murta. Mul on üks ajakirjanikust sõber, kelle isa on metsamees ja loomaarst ja kord ma käisin tal külas ja siis tal oli umbes 100 jänest metsa ääres lahtiselt 20 aastaid tagasi. Ja ma küsisin ta käest, et kuule, et kuidas rebane su jäneseid ära ei söö või mõni muu murdjaloom. Ta vaatas mind ja ütles, küll sa ikka oled poiss veel rumal. Ega siis loom rumal ei ole. Miks ta peaks kõik maha murdma? Ta tahab ju jälle süüa. Ja nii oligi. Ühe sõi, läks veel aega, sõi teise ka ära, aga kari jäi alles. See on aukartus elu ees. No siit tuleksin siis sinu artikli või sükse repliigi juurde. Sa panid sükse üsna, kuidas öelda, kõlava või iroonilise pealkirja, et paneme Kultuuriministeeriumi kinni. No mis seal ikka, et siin on meil ka võistlus, eks ole, et on mingisugune eelarve või ressurss ja siis justkui loovinimesed justkui peavad võistlema selle nimel. Äkki meil ongi siis kultuuri liiga palju, et ei saa igaüks olla loovisik? No seda ilmselt ei arva sina ja ei arva mina ka. Kultuuri ei ole kunagi liiga palju. Ma arvan, et raha ei ole ka vähe, aga millegi pärast ei taheta seda raha kultuurile eraldada ja ei taheta kultuuri toetada. Midagi on seal valesti. Ministeeriumi üleval pidada suudetakse ja nagu ma olen aru saanud, teatripalkadega ikka ministeeriumi palku väga võrrelda ei saa. Ma siin ujun pimeduses, aga ma üldiselt olen ju kuulnud. Ja kui ministeerium ei suuda tasakaalus raha jaotada, seda vähestki, mis tal on, siis ei oleks teda nagu vaja. Ma tõesti usun, et üks arukas ökonomist, raamatupidaja suudab selle raha ära jagada ja kõik, ei ole vaja suurt ministeeriumi selleks üleval pidada. See on muidugi nali. Eks ministeerium ja ametnikud peavad ka olema, aga antud raha jagamine, kusjuures see oli juba teist korda täpselt samade skeemide järgi ja see sama skandaal juhtus jälle kord. See ei olnud esimest korda. Et kas või see, et selles raha jagamise skeemis on sees linnateater, mis on repertuaariteater, seal on, ma ei tea, 30 näitlejat ja on teater nimega Piip ja Tuut, kus on 2 näitlejat. No kuidas saab seda pidada tasakaalus mõtlemiseks või tasakaalus jagamiseks? No ei saa.
aga üldiselt nendes asjades raha ja eelarve sõltub vist kõige rohkem asi kultuuriministrist. Kui kultuuriminister on sellise jõuga, et ta istub valitsuse laua taga, paneb rusikad laua peale ja ütleb, et nüüd on nii, mehed, nüüd te kuulate mind. Ja mehed kuulavad teda. Siis on kõik korras. Viimane selline minister, kultuuriminister oli Rein Lang. See, kas ta tegi kõik õieti või aga tema hääl oli valitsuse laua taga kuuldav. Mujal ka. Aga ülejäänud sealt maalt kultuuriministrid on kõik püüdlikud, aga neid ei võeta kuulda. No selles otsuses teatriumile raha mitte eraldada, siis küll antud juhul mitte ministri poolt, aga see komisjon, kes siis neid otsuseid langetas, mulle jäi eriti kuidagi kõrva või kriipima selline põhjendus, et teatril puudub ambitsioon suhestuda ümbritseva ühiskonnaga. Et kas no see on lihtsalt bürokraatlik rumalus. Mis see suhestumine tähendab? Sina oskad, millesse sa suhestud? No mulle ausalt öeldes jäi see kõlama natukene mul tekkis küsimus, et kas see on nüüd siis uue aja ideoloogiline kõnepruuk, et ideoloogiliselt ei sobi, siis me ütleme, et ta ei suhestu ühiskonnaga või mis see ühiskonnaga suhestumine üldse kultuuris tähendab? No mul on täpselt sama küsimus, aga see suhestumine on nüüd mingisugune moesõna küll. Just eelmisel nädalavahetusel käisin Jõgeval kooliteatrite luulefestivalil Tähetund ja seal kooliteatrite juhendajad rääkisid ka, kuidas nad suhestuvad või mitte isegi nemad, vaid kuidas nende õpilased suhestuvad luulega. No, seekord oli küll tegu Andres Ehini ja Lii Ehini ja Kristiina Ehini luuletustega, et kuidas nad suhestuvad ja mõnega ei suhestu ja ega ma sellest väga hästi aru ei saa, mis see suhestumine tähendab. Kui sulle öeldakse, et ma suhestun Mathura või Margus Latiku luuletustega, mis see tähendab? No siis tahaks edasi küsida jah, et võib-olla üldine mõte oleks see, et see luule on siis mulle kuidagi tuttav või omane või midagi sellist, aga no vot, aga ma ei tea, mis tähendab. Kui sa ütled omane, siis on asi ju kõik korras, et õpilased, kes loevad luuletusi, võtsid selle luuletuse ja selle luuletuse ja selle luuletuse, võtsid omaks. Nad said sellest aru. Siin eespool me rääkisime ühiskonnast, mitte ka enne seda, kui meil lindistamiseks läks, ühiskonnast, kus enam ei julgeta väga rääkida oma mõtteid. Sellel samal luulefestivalil kõige populaarsem luuletus, millesse siis lapsed suhestusid, oli see, et mina olen mull, Andres Ehini Noorepõlve luuletus. Mina olen mull, sina oled mull, tema on mull, nemad on mullid. Mina olen mull, tema on mull, nemad on mullid, need on mullid. Ja nad
seda skandeerisid, neile kuidagi see meeldis, see tundus neile omane, mina olen mull, sina oled ka mull. Ja siis kuskil niimoodi vaikselt ja see kordus ühes grupis, teises grupis, kolmandas grupis ja siis kuskilt vaikselt ilmus see Andrese mõte, et kes on puhuja. Mullid, aga kes puhub, kes on puhuja. Ja mulle see mullistumine jäi kuidagi hinge, et kas noored tahavadki mullid olla või? No kes siis on see puhuja meil tänases päevas? Või mis? No ma arvan, et looja ja loodus puhub meid siia ja sinna. Jah, ma võin ette mõelda hästi palju, märgata ja mõelda ja tänagi. Siia tulles ma olin väga täpselt arvestanud, mis rongiga ma tulen ja kogu aeg olen kiitnud, et rongid käivad täpselt ja väga mugav on Raplast rongiga Tallinnasse tulla. Ja ma väga tihti ei käi ja ei lepi kokku, et võt sel kellaajal. Täna leppisin. Ja mis juhtus? Rong sõitis kraavi ja teine rong ei tulnud edasi. Kes puhus selle mulli? No mine võtta kinni, jah. Ma arvan, et Andresel on see luuletus ikkagi tehtud selle mõttega, et kes meid juhib, kust see tuleb. Et see on ikkagi looja ja loomingu küsimus. Aga see nagu kõlama ei jäänud. Jäi ikka mullitamine kõlama. No jah, seda mullistumist on kindlasti palju meil ühiskonnas või kui sa küsisid vastu, et mis on ühiskonnaga või millega iganes luulega suhestumine, eks ma ütlen, et see on nagu midagi, mis on siis inimesele omane, et siin ka minu jaoks tundub vastuolu, et kuidas saab keegi siis justkui ülalt üldse otsustada, mis on ühiskonnale omane. See ühiskonnale omane võib olla väga palju erinevaid asju, mis kellelegi, et näiteks teatrile mõeldes mina käisin kevadel tütrega, vaatasime Londoni National Theatre'i salvestust Hamletist. Täitsa traditsiooniline tükk, minu meelest ei olnud nagu mingit aegumise hõngu väga seal juures. Kas seda mullistumist, kuidas sa näed, kas seda mullistumist või sükse mullidesse justkui või mingitesse gruppidesse eraldumist, kas sa näed seda kultuuris ka täna? Teatrit on nii palju, et on mullistumist ja on väga head teatrit. Et siin ma ei lööks vahet sisse, et kui sul on mingid printsiibid ja valik, siis sa leiad endale Eesti teatrist alati väga head ja huvitavat teatrit. Leiad eksperimenteerivat teatrit, leiad traditsioonilist teatrit, leiad meelelahutuslikku teatrit. Ja kui nüüd jõuda teatrumi juurde jälle ringiga, siis teatrumi suund on alati olnud mitte meelt lahutada, selles mõttes, et lööme meele laiali, vaid meelt kokku korjata. Ja seda ta teeb õnnestunult, rohkem õnnestunult või veel rohkem õnnestunult. Ma teatrumi peale mõeldes mõtlesin nende vist 2022. aastal esietendunud Ivan Võropajevi näidendile Iraani konverents.
Iraani konverents, ma võin Võropaevist rääkida, Võropaev on venelane, ta on Siberi poiss, ta on öelnud, et tema mingisugune klass, umbes 30 kaaslast, on ennast kõik surnuks süstinud, maffiasse läinud või ühesõnaga nende elu on läinud kuskile mujale. Tema teater on teda sealt välja toonud. Ta elab juba ammu Poolas, enne seda, kui venelased Ukrainale päriselt kallale läksid, elab Poolas, teeb Poolas teatrit ja muid asju, tal on heategevuslikud fondid. Enne Ukraina sõda mängiti Võropajevi näidendeid 50 Vene teatris. Siis ühe korraga keelati ära kõik, võeti kõik maha. Siis mõisteti Võropajev ise vist 8 aastat sai kolooniat Vene sõjaväe diskrediteerimise pärast, see on keeruline sõna. Võt niuke mees. Ja siis kirjutab Iraani konverentsi, see on nagu tänasesse päeva. Ma ei tea, aga Lembit võiks seda veel mängida, kui vähegi saab. Miks ma seda ütlen? Et mis seal Iraani konverentsis juhtub? Seal jagatakse ida ja lääne küsimust, seal Muhamedi musulmanide usust on jutt. Iraan, aga seal on ainult üks iraanlane. Konverentsil saab sõna ainult üks iraanlane. See on nagu täna peetakse Ukraina sõja lõpetamise või rahu läbirääkimisi. Kes räägivad läbi? Ukrainlasi lastakse ka ligi. Et üsna samamoodi, ma ka olen mõelnud veel seda, et Võropajev nii palju ette ei näinud. Võropajev kirjutab oma näidendis selle, et Iraani konverentsil räägivad asjadest, kuidas Iraani elu peaks olema. Räägivad maailma tippintellektuaalid. Aga praegu rahuläbirääkimisi peavad küll need inimesed, keda maailma tippintellektuaalideks ma päris ei nimetaks. Ja siis on mul ikkagi veel see mõte, et need läbirääkijad, et kes on nende selja taga. Kes on need mõtlejad, kes nendele mõtteid annavad, kes läbi rääkivad ja kes neid mõtteid esitavad. Aga see Võropajev, see on nüüd see teatrumi tähtsus. Teatrum teeb küllalt poliitilist teatrit. Ja võib-olla on isegi ajast ees. See Iraani konverents oli ka väga poliitiliselt terav. Seal olid ka muud aspektid, mida võiks esile tuua, aga praegusel hetkel mulle meenub just see, et tippintellektuaalid, maailma omad peavad aru, kuidas Iraanis peab elama. Kes peab maailmas aru, kuidas Eestis peab elama? Kindlasti keegi peab. Ja kas meil on sõnaõigust ühel hetkel või oleme me äriobjekt? Üks niisugune kompaktne, sellega saab hästi äritseda, sest meil on siin meri ja sadamad ja meil on see on aken Euroopasse. No nüüd Euroopa. Oli küll pikk monoloog. Euroopa, kuhu me kangesti tahame pürgida, aga jah, see on huvitav näide selles mõttes, et siis on ju, kuidas öelda, selline ühiskondlik kõnekus olemas küll, et ei ole siin, raske öelda, et siis ei puutu ühiskonda või ühiskondlikke teemasid. Just, ka suhestub.
suhestub ju maailmaga üks ühele. Jah, aga selle Euroopasse pürgimisega tahakski tulla järgmise teema juurde, küsida su käest natuke laiemat pilti ka, et kuidas sina seda tajud tänases Eestis, kas sa ise kirjutasid ka nagu, või rääkisid ka nüüd administreerimise ja siis loovuse suhtest või et see on kuidagi nagu nihestunud tasakaalust, justkui tundub, et oleks justkui väljas. Mul on vahepeal selline küsimus, et kas meil on äkki üldse mingisugune sügavam siht vaimses mõttes, ütleme siis ühiskonnas või meie Eestis siin kuidagi ära nihkunud või et räägitakse, et ehitame selle kiire raudtee Tallinnast Häädemeestesse ja siis me kuulumegi Euroopasse, aga äkki see kuulumine hakkab hoopis muudest asjadest ja sellest loovusest? Kui ma oma pikas elus sobran, siis ega kogu aeg on Eestis räägitud ja ma arvan, et seda on juba paarkümmend või rohkem aastat räägitud seda, et teeme need asjad korda ja siis anname kultuurile ka. See on kogu aeg nii olnud, et oota, kõigepealt me peame selle asja korda saama, siis me peame selle asja korda saama ja siis me peame selle asja korda saama. Täna lugesin, see läheks... ühesõnaga ma läheks sinna pinnale, kus ma ei tohiks või kus ma ei saa kaasa rääkida, sest mul ei ole neid asju laual, aga lugesin, et Draamateater saab 3 miljonit või veel rohkem riigitoetust. Teatrimile ei saa 200 000 anda. See on võrdlus. Ma ei arva üldse, et Draamateater ei peaks saama, aga teatrum peab ka saama. Saigi nüüd. Aga see kukkus ka üsna rumalasti välja, sest et milleks siis ekspertkomisjon? See on ikka jõuline kultuuriminister. Ta ei vajaks ekspertkomisjoni, kes käib koos ja arutab ja kutsuks 3, 4, 5 eksperti küsiks, mis see on. Nii, nemad teevad meelelahutust, nemad teevad seda, see peab olema, jah, teeme nii. Samas, kas kultuur ei peaks just olema meie riigi tuum, et muu peaks toimima selleks, et see kultuur säiliks, mitte vastupidi, et nagu sa ütlesid, et kogu aeg räägitakse, et teeme selle ära, et siis võib-olla jõuame ka kultuurini, et kas see natuke tagurpidi ei tundu? Kultuur saab ise hakkama ka, see on ka üsna selge, aga kui ERSO dirigent hüüab appi, siis mis meil algab? Meil algab arutlus. Keegi karjub appi ja siis hakatakse arutama. Mõtle nüüd või mõelge, et ma olen uppumas ja siis te moodustate komisjoni. Ma upun ju siis ära. Et ERSO on ennast nii tõestanud. Kaasa arvatud jälle tuleme teatri juurde. ERSO on teinud kaasa Ojasoo ja Semperi Macbethis, kus juures, vaadates seda, et see on välja müüdud kogu aeg. Seda ei lihtsalt, ta on nii suur, et seda ei saa kogu aeg mängida. Ja vaadates seda etendust, ma mõtlesin, milline geniaalne värk, et muusikute seltskond on vaimustuses ja teatraalide seltskond on vaimustuses. Need, kes käivad teatris, tahavad minna kontsertsaali ja need, kes käivad kontserditel, tahavad minna teatrisse. Selline nipp. Ja üldse,
ma ka hakkan arutlema, ei arutle, lähen appi, kui ma olen kultuuriminister, kui mul on ministeerium. On ju nii? No nii ta võiks olla, jah. Jah, et ERSO on ka ju märgiline. See ta on meie riigi märk, et riik on niisugune, et suudab üleval pidada heal tasemel maailma tipporkestrit. Järvi räägib, ma arvan 30 aastat, et tuleb ehitada uus kontsertsaal. Me räägime ja me kakleme ühe muinsuskaitsega ja veel ei tea, mis kaitsetega. Ühesõnaga, me ei ole kuskile jõudnud. Jah. Need on suured märgid. See, mis toimub veel pisikestega, on hoopis üks teine rida. Kindlasti jah, võib-olla neid kõiki pisemaid me ei märkagi või laiemas pildis ei märga. Nad ei tee häält. Jah, kas siin, kuidas sulle tundub, et kas pigem me nagu ei oska hinnata piisavalt seda väga head kultuuri ja tegijaid, kes meil on, või sa ütlesid ka, et kultuur saab hakkama, et kas siin on ka seda momenti, et võib-olla ei ole kultuuri inimestele ka omane see, et ma nüüd lähen kuhugi, ma ei tea, pedestalile või barrikaadile ja nüüd midagi nõuan või ongi see efekt, et keskmisel ja vanemal põlvkonnal kindlasti ei ole seda moodi, et palun nüüd, mina olen. Nooremal põlvkonnal on, see on kombeks ja ta saab ka. Aga intelligentsil ei ole ka enam ammu häält, tugevat häält, kuigi jälle ma räägin natukene oludele vastu, seesama teatrum ja Elektronaart said ju raha. Ja just nimelt sellepärast, et intelligents tõstis häält, korjas allkirju ja skandaal oleks paisunud veel kõrgemale, kui see oleks nii jätkunud. Et hääl siiski on, aga miks ma üks näide lihtsalt minu ajakirjanduslikust tegevusest, et ma ka mõtlen, ma kirjutan kultuurist ja kultuurilugude loetavus on ajaleheks, aga veebis masin loeb kõik korrad üles, kes käib, kui pikalt, mis see statistika on täiesti olemas. Ja kultuurilugudena müüvad skandaalid. Teatrumi skandaal loomulikult müüs rohkem kui üks korralikult kirjutatud teatrumi lavastuse arvustus. Ma viimasel ajal armastan tuua sellist näidet, et ma kirjutasin Lea Tormisele järelhüüde. Et siin ka ilmselt peab ütlema, et tema ka teaks, kes Lea Tormis on, et Lea Tormis on Eesti või oli kahtlemata Eesti kõige parem teatriteadlane. Ta oli muidu ka mõtleja, Veljo Tormise abikaasa, kunagine baleriin,
ma imetlesin teda, et tema oskas kirjutada näitleja tööst. Ta oskas kirjutada, kuidas see näitleja mängib. See on kõige raskem, mina ikka veel ei ole selgeks õppinud. Et üsna raske. Aga no, see selleks. Kirjutasin järelhüüde ja siis läks see Delfisse üles veebi. Ja ta ei püsinud seal kuigi kaua. Ta, keegi ei tundnud huvi. Et üks emade päeval suri teatri ema. Ka pealkiri ju ka niuke, et võiks ju huvi tunda. Aga selle vastu ei tuntud huvi. Ja seal samas kõrval oli lookene, Lungede perekonnas on lein. See püsis vähemalt 3 päeva ja seda loeti 300 korda rohkem. Neil oli koer ära surnud. Muidugi on koera surm on kurb, kui sõber sureb. Selge see. Aga selline vahe on. Ja tegelikult on nende kultuurilugudega ju nii, et kui neid ei loeta, siis ei ole neid ju mõtet ka tellida. Nende peale raha ja aega raisata. No jah, aga see... Sa jäid nüüd nõutuks. See algab ilmselt kuskilt kaugemalt, et või kui ma küsin niimoodi, et kuidas sulle tundub, mis see meie täna siis siin Eestis, mis see meie vaimne kese on või kas meil on veel selline keskpunkt olemas? Ma siia panin täna taustaks pildi Estonia teatri ehitamisest, mis ju ehitati suuresti rahva annetustel või initsiatiivil, et mis see täna meie see Estonia on või kas meil on selline asi olemas veel meie kultuuris ja ühiskonnas, et võt selle ümber me kõik koondume? Ma arvan, et kui midagi juhtub, siis on. Aga praegu on kõigil oma eludega nii palju pistmist, et need pisikesed asjad ei eruta kedagi. Üks skandaal tuleb, teine skandaal läheb, aga kui on ikkagi tõsine kriis, siis küllap inimesed hoolivad ka kultuurist. Sest tegelikult on ju teatrid täis. Kontsertsaalid on välja müüdud. Et inimesed, see klass, kes veel saab, see käib. Ja huvitub. Ei, ma ei arva, et rahvas on nüüd rumal või rumalamaks jäänud. Aga ta ei viitsi süveneda, mis ma ikka süvenen, kui ma pean mõtlema, et mu autol ei ole veel talvekummid all, aga lumi tuleb kohe maha. Või et need samad asjad. Et kõik nii hull ka ei ole. Oma kodu me ju ikka veel hoiame. Ja kui Eesti on oma kodu ja kui me seda kodu hoiame ja märkame, et meil on meri ja meil on mäed ja meil on mets, vaata kas või seda metsasõda, mis käib. See on ka hulluks läinud, aga ikkagi kui palju inimesi hoolib sellest, mis metsaga sünnib. Et jah, ma arvan, et see kodu hoidmine on üks asi, mis võiks
mis võiks meid ühendada. No ma loodan siis, et see hääl püsib, jääb kõlama ja on kosta siis ka võib-olla neile, kes otsuseid langetavad. Aga äkki ma küsingi lõpetuseks siis seda, et kus see sinu kese võib-olla siis on või mis on see kas koht või mingi asi või kultuurinähtus, mille juurde sa ise tunned, et vot sinna ma saan naasta ja seda ma hoian ja see annab mulle jõudu tegutseda ja olla. Talvel on mul palju raamatuid. Miks ma ütlen talvel? Sest raamatud on mul riiulis ja ma üleeile enam ei mahu ära riiulisse ja siis oli mul niisugused kahekordselt. Ja siis ma ehitasin paar riiulit juurde ja tõstsin kahekordsed raamatud nii riiulisse, et nad oleks ühekordselt, et ma saan neid näha. Julgen öelda, et ma leidsin ikka hiigla palju raamatuid, mida ma olen ainult sirvinud, millest mul on teadmine, et vaat seda ma pean lugema. Ja siis on tulnud järgmine ja siis on tulnud järgmine ja nii ta on riiulisse läinud, aga ma lohutan ennast sellega, et mitte, et ma jään pensionile ja siis ma hakkan lugema. Sellega ma ennast väga ei peta. Mul on kuidagi see tunne, et kui raamatud on minu ümber, siis ma olen sõprade seltsis. Ja ma tõesti üle päeva ma loen ikka ühe luuletuse. Võtan mõne luuleraamatu, löön juhuslikust kohast lahti, loen luuletuse. Rohkem loegi. Aeg-ajalt satub niisugune luuletus, mis jääb meelde, mis pikalt sind saadab, mõtled, miks ta nii on kirjutatud. Mõni läheb kohe mööda, aga luuletus on kirjutatud teises keeles kui see, mida ma tavaliselt räägin, seda sama köögikeelt, et lähme poodi, sõidame nüüd Selverisse, sõidame nüüd Kuupi, just nimelt, et autol on kummid vaja ära vahetada. Luuletusi selles keeles ei kirjutata. Mõtlesin selle peale. Uku Maasingul on luuletus, et nii tasa täna astuvad su jalad. Sa palun keela rajukoerad hallid, et nad ei tungiks õnnelaane taha. Et kultuur säiliks. Sa palun keela rajukoerad hallid, et nad ei tungiks õnnelaane taha. Ja kui kaua see luulerida on mind saatnud? See on minu sõber. Sa küsid, kust ma jõudu saan. Sealt saan. Ja siis on see teine kevadest pika sügiseni, tänase päevani välja. Mul on Raplamaal Raelas aed. Selle kohta öeldakse maamaja ka, see maamaja on nii lagunud, et seal enam elada suurt ei saa. Seal saab ka raamatuid hoida ja muud träna, mida ei raatsi ära visata. Muuseumi kraam rohkem. Aga
aga see ei ole oluline, oluline on see, et ma seal saan ennast tunda hästi, seal on mul ruumi, ma saan seal hingata, ma saan seal linde vaadata, ma saan seal kiviaeda ehitada, ma saan seal ehitada oma kätega pinke, ma saan puid istutada, ma olen 20 aastat seal puid istutanud sinna aeda. Niisugusest pisikesest taimekesest on kasvanud suur puu ja ma olen seda pealt näinud. See annab mulle meelerahu ja tasakaalu ja siis tahad jälle teatrisse, siis tahad suurde teatrisse, just nimelt, ma ei käi Estonias, aga ma kuidagi tahan seda Estonia niisugust ülevust, et tahad Estoniasse, et kõik kuld ja kard ja inimeste seas ja seda ma olen ka mõelnud, et kes need minu inimesed on. Ja need minu inimesed on tegelikult see saalitäis publikut, kellega ma ühte ja sama etendust vaatan. Me tuleme ju kes kust, me ei tunne teineteist enamasti, suurt enamust ei tunne. Ja me istume sinna saali maha ja saal läheb pimedaks. Ja siis me vaatame koos. Meil on ühes koos huvitav olla. Me mõtleme kaasa. Et need on minu inimesed. Mu rahvas, mu seltskond. Ja seal aias on linnud ja loomad minu rahvas ja mu seltskond. Mõelda sellest, mis puu mõtleb. Ja teada seda väga täpselt, et ta ei mõtle nagu inimene. See on põnev. Ja seda ei mõtle ilmselt kuni surmani välja. See, kuidas puuaeg on ja minu aeg ja inimese aeg ja mõne pisikese putuka aeg ja see on nii pööraselt kihvt, et kui mul oleks noorena haru peas olnud, siis ma oleks aednikuks õppinud. Kui ma praegu saaks, siis ma õpiks aednikuks. Muidugi ma armastan metsikust ja metsikut aeda. Aga see on see, vaadates mööduvaid pilvi, seal juhtub kogu aeg. Kogu aeg ei jaksa vaadata, silmad väsivad ära. Aga seda, et ma juba praegu ootan oma kuldnokka kevadel, see on uhke ootus. Mitte, et ma enda üle olen uhke, aga ma tean, et mul on mida oodata, sest et ta tuleb, aga millal ta tuleb ja äkki temaga ka midagi juhtub ja ikka ootad. Alati, kui ta hiljaks jääb, sest ta on aastaid elanud minu tehtud linnumajas. Ma olen selle ka välja vahetanud ja siis on üks aasta vahele jäänud, sest talle ei meeldinud see millegi pärast ja siis lõpuks ma arvasin, et taga juhtus midagi ja siis ikka tuli. Aga võib-olla tuli mõni teine, ei tea ju, nii täpselt ei tea, aga mõelda, et minu kuldnokk on kuskil seal. Kividega mängida. See Ülla Vooglaid armastab siiamaani minu käest küsida, et Margus, et no mis mõte see täna on, mida sa tarka oled mõelnud, mida sa oled välja mõelnud. Ja kui ma kiviaedu tegin, mul said kivid otsa, ma sellepärast neid ei saa praegu teha. Ja siis ma ütlesin Ülale, et tead, Üla, et ma üht mõtet ei ole peas. Mitte üht mõtet terve päeva jooksul ei ole ma mõelnud.
ja siis Ülo muidugi aretas sealt teooria, et see ongi kõige õigem. Kusjuures see oli veel niisugune kummaline aeg, et ma siis ka palju kirjutasin. Ja mul ei olnud ajapuudust. Ma tegin oma kiviaeda ja ei pannud kella helisema, et võt nüüd lõpetan ja siis hakkan seda tegema. Kõik kuidagi laabus. Et see on ikka oma ette meditatsioon. Kuidagi vikaks läks nüüd see enese paljastus. No palju häid soovitusi, ma arvan, aga võib-olla enne kõike tõesti see meeldetuletus, et elul on rohkem mõõtmeid, kui me rohkem selliseid perspektiive, kui me võib-olla igapäevaselt mõtleme ja tasub neid endale aeg-ajalt meelde tuletada. Igatahes kui teatrumist räägime, siis aukartus elu ees. Just, jõudsime algusse tagasi. Selle sama putuka ja sitika ja kõige muu ees. Tead ma olin sunnitud oksi laasima oksi, sest et ühed liinimehed loopisid nad mu aeda ja nüüd ma ei saa neid oksi põletada. Sellepärast, et seal sees ilmselt on elu. Ja ma ei tea veel, mis ma nendega teen. Noh, mul on suured oksahunnikud ja ma mõtlesin, et sügisel või talvel või. Aga ei saa talvel ka, sellepärast, et need putukad on, 1 või 2 putukat, ma arvan, et sinna on 20 läinud talvituma. Tundub rumal. Siis pead ootama. Aga nii on. Mida ma ootan? Kevadel läheb veel suurem elu käima. Ma pean kuskile nad nähtavast kohast ära vedama, aga ma saan hakkama. Nii või teisiti jõudsime selle alguse juurde tagasi, et aukartus elu ees võib-olla tegelikult see ongi see meeldetuletus või sõnum, mida kõige rohkem vajame. Igatahes Margus Mikomägi, suur tänu tulemast täna ja neid mõtteid jagamast. Ja tänud ka teile, vaatajad ja kuulajad. Marguse teatri mõtisklusi saate lugeda lehel teatritasku.ee, eks. Ja meie lugusid ja uudiseid saate lugeda veebilehel vabadused.ee, kus meil on parajasti käimas ka toetuskampaania. Toimime oma heasoovijate ja toetajate nii-öelda tänus ja aukartuses, nii et kellel on võimalust oma panust anda, oleme südamest tänulikud ka väiksema toetuse eest. Aga seniks märkamist, elamist ja seda aukartust, millest täna rääkisime. Aitäh kõigile ja peatse kohtumiseni. Aitäh!